Karl August Hindrey, Urmas ja Merike. Lugu aasta 1000 ümber, romaan. Esimene osa. Esimene. Saarlaste laev lähenes vastu õhtut Väinale Muhu ja mandri vahel. Triibulised purjed olid paistetanud lõunatuulest. Laeva ninal seisis mees ja toetus piigile. Ta oli mõttes, kuna saarlased isekeskis pildusid segamini sõnu ja naeru. Urmas oli alles vara kevadel pääsenud Leedust. Ta oli seal vangina pidanud olema rohkemat aasta, kuni lunaraha kohale jõudis. Selle oli toonud 2 leedulasest orja ning vabat mees Kärmo. Orjad pidi ta maha jätma lunaks ja Kärmo magas praegu oma peatäit laeva masti ümber laotud kaubakoormal. Urmas ei mõtelnud praegu tagasi. Navo küla küngas joon oli ta silmade ees, hoonete rasked õlgkatused, millede ungastest praegu tõusis õhtune suits. Naised on juba püstkodades ametis, suviköökides, talisest tarevangist lahti. Imbil oli poeg olnud ja sellele oli ta nimeks pannud Uldelemb. Habras ta oli, aga poeg oli tugev nagu esimenegi, Teevo. Ei taha imbi kõrval teist naist, isegi mitte uhkuse pärast. Kuid kuhu sa nüüd paneksid teise naise, kui ei saa enam ümmardajaidki pidada ega orje? Kõik on läinud lunaks, lehmad ja lambad ja orjad. Hobuse olevat nad jätnud ja relvad, nii oli Kärmo kõnelnud, kui ta oli toonud lunaraha. Aga maksetud oli tema eest kui vägevama vanema eest. Urma uhkust tundis rahuldust sellest ühes vihaga, et tal nüüd käed on nii tühjad. Ta oli tulnud mööda Väinajõge alla, läbi liivlaste maa ning oli Ükskülas kohalnud saarlasi. Nüüd oli ta siis juba Muhu ja mandri vahel ning päikeseloojaku järele jõuavad nad Kividenpää sadamasse. Kui pimedas veel saab hobust, siis jõuab keskööks koju. Kui mitte, siis jõuab sinna lõunaks. Järsku keeras tuul ja tuli mandrilt, nõnda et jõuti hilisööl alles kivide pääle. Ja läbi öö kõndis Urmas Navo küla poole. Sample complete. Ready to continue?